Sina kuuled meid ka? Kuulen küll jah, aga isegi imelik, töötab kõik väga. Esimese korraga ja kõik toimib. Ma ka ei saa aru, midagi on toimunud. Väga hea, siis on kõik valmis ja võime kuskilt otsast alustada. Tere taas, ei ole nii hästi. Proovime uuesti. Tere taas Algorütmi kuulame, eetris on meie 323. episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Täna on meiega RIA küberturvalisuse keskuse juht ja peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Gert Auväärt, kellega me räägime, ma ei tea, kui hiljuti avaldatud siis küberturvalisuse aastaraamatust. Ikkagi üsna värske veel, viimasest aastaraamatust, ütleme siis niimoodi. Ja sellest, et mida see siis Eestile tähendab, mida see tähendab kogu IT-sektorile, et mida sealt peaks kindlasti kõrva taha panema. Ja siis ka teistele ettevõtetele, kes mingil viisil IT-ga kokku puutuvad, täna seda on vist umbes kõik ettevõtted Eestis. Aga tere tulemast Gert Algorütmi, tore sinuga siin olla. Tervist minu poolt ka ja tõepoolest aastaraamat on värske, tuli trükikojast 4. veebruaril, nii et nädal tagasi. Ma arvasin, et see tuli seal kuskil jaanuaris, et on pisut, ei, see on väga värske, siis on väga tore. Tere ka Martin ja Erik, kes siis minuga tänast episoodi siin veavad. Tore jälle 3 episoodi teha. Kas teil on juba raamat loetud? No mina tunnistan, et ei ole. See tuli nii värskelt välja, et ei ole veel jõudnud. No võt, et me juba kauplesime siit Gerdi käest raamatud välja ka, nii et me saame varsti seda paberil lugeda. Mina online'is seda korralikult sirvisin, et siis ongi huvitav, Martin, Erik, te saate kohe küsida kõiki põnevaid küsimusi, mis võib-olla ühesõnaga, et ei ole nagu kallutatud sellest tekstist, mis seal olemas on. Aga hakkame siis kuskilt pihta. See kuuldavasti Gert on üks paremaid aastaraamatuid, see on kõvasti kiita saanud. Et ma tahaks võib-olla siis tunnustada seda tiimi ka, kes selle on kokku pannud, et see on oma siis sisult ja struktuurilt väga paljudele nagu positiivselt meeldinud. Jah, suured tänud, tõepoolest nähakse selle nimel üle poole aasta vaeva, et ta sellisel kujul välja tuleks ja meie eesmärk on teda viimasel paaril aastal oleme siis suutnud saavutada selle, et veebruari alguses saada see valmis. Sellesse panustab suurusjärk 20 inimest, 20 autorit, kelle lugude pinnalt ta siis kokku tuleb ja eesmärk on võtta siis möödunud aasta kokku, et kuigi seal kaanel on ilusasti number 2026, siis tegelikult käsitleb ta siis möödunud aastat, et 2025 aastat, kuna aasta alguseks on meil ilusti see statistika koos, need faktid koos ja saab siis anda sellise hinnangu, saab teha sellise kokkuvõtte või siis nii-öelda kraadida seda temperatuuri, mis siis Eesti küberruumis toimub ja seda siis kõigi nende erinevate rakursside alt, mis siis meie ühiskonda on tabanud ja mis on see reaalsus või see olukord, millest siis Eesti elanikud, Eesti ettevõtjad, Eesti riigiasutused ja laiemalt riik toimetab ja millega me siis arvestama peame oma igapäevaelus ja tegemistes. No kõiksugu rünnete ja intsidentide arv on üha kasvamas trendis, et kui hull olukord on, et tuleme veel toime, et ma ei tea, et sa ei saa kommenteerida seda ühiskonna poolt, aga just riigi poolt, et kas hakkame lähenema sellele, et läheb raskeks või on kõik veel väga hästi? Mina ei kasutaks kindlasti sõna hull ja ei kasutaks ka sõna hästi. Ma kirjeldaks, et see on see olukord, milles me oleme ja tuleb lihtsalt lahtiste silmade, lahtiste kõrvadega seda käsitleda ja vaadata, et mis on siis need ohud, mis on siis need aset leidnud sündmused, et kui nüüd numbritesse minna, faktidesse minna, siis tõepoolest möödunud aastal me esimest korda jõudsime 5
5-kohalise numbrini, ehk siis mõjuga küberintsidentide arv ületas 10 000, täpsemalt 10 185 mõjuga intsidenti. Kas see on nüüd hull või mitte hull, see on nüüd, ütleme siis kuulaja enda otsustada, hinnata. Me kindlasti ei ole selles olukorras üksi, et Eesti ei eksisteeri siin mingis vaakumis, täpselt samalaadsed ohud, samalaadsed sündmused leiavad aset Lätis, Soomes, Saksamaal, Ameerikas ja nii edasi, et see on globaalselt see reaalsus, milles me opereerime, see on see, kuhu tehnoloogia on arenenud, see on see, kuidas inimesed seda kasutavad ja need on need uued ohud, mis sellega on kaasnenud ja see on miski, millega me saame arvestada, see on miski, milleks me saame võtta samme, need on riskid, mida me saame teadvustada ja võtta maandavaid meetmeid ja see ongi üks põhjuseid, miks me seda aastaraamatut välja anname, et sellele tähelepanu juhtida, et taolised ohud on, taolised sündmused aset leiavad ja ühtlasi siis juhtida tähelepanu sammudele, mida saab võtta inimene, ettevõtja, riigiametnik, et paremini kaitsta enda andmeid, enda vara, enda seadmeid ja jätkata siis tegutsemist oma põhivaldkonnas. Oota, aga sa ütlesid, et siukse päris korraliku suure numbri praegu. Kas see number on, mis kontekstis, et kas see on ainult riigi vastu tehtud, see on 28 rünnakut päevas, ööpäevas. Lunavara ründed on ikka ettevõtete vastu ka. Ja, et või on ettevõtted ka siin sees või et kus see, milles see number kõik kokku tuleb? Mind huvitab, kas siin on ka umbes füüsilised isikud, kelle nagu PC on ära nagu lugustatud ja krüpteeritud ja siis küsitakse raha nende käest? Need on väga head küsimused ja terve plejaad korraga, proovin siis ükshaaval vastata. Kõige lihtsam vastus, mis ei ole kõike hõlmav, aga kõige lihtsam vastus on see, et need 10 185 juhtumit on registreeritud RIA CERT.ee seiretiimi poolt. Ehk selle kohane teavitus on siis kas meile tulnud cert.cert.ee meilitsi või telefonitsi või me oleme ise skanneerides avastanud selle intsidendi ja teavitanud siis ohvrit ja nüüd siis laiem vaade, jah, see RIA, Riigi Küberturvalisuskeskuse CERT Eestis on selles mõttes unikaalsed, et me tegeleme lisaks riigiasutustele ka erasektoriga ja lisaks erasektorile ka indiviididega. Kui nüüd minna konkreetsemaks, siis CERT toimib ja seire või siis juhtimiskeskuse monitooringu tiim toimib toimib triaaži meetodil, mis on väga sarnane haigla EMO-le, erakorralise meditsiini osakonnale. Et kui te olete kunagi enda elus käinud EMO-s, kas siis ise või lapsega, mul on see au olnud korduvalt, et siis te astute sinna EMO-sse sisse, teil on mingi isiklik draama parajasti käimas, on juhtunud mingi õnnetus, jõuate sinna, kõik algab väga kiiresti. Kõigepealt annate seal selle ID-kaardi, antakse teile see ankeet, siis öeldakse, et vaadata seda numbrit, siis suundu sinna. Võtad selle, kõik need sammud ette, suundud sinna ooteruumis, öeldakse nii, nüüd oota 6 tundi palun. Et täpselt samamoodi toimib tegelikult ka nende intsidentide registreerimine, et alati tehakse see triaaž ja triaažis siis triaaži maatriksi pinnalt hinnatakse mõju ühiskonnale tervikuna, mitte sulle kui indiviidile, sellel võib olla sellel konkreetsel intsidendil sinule väga suur mõju, aga kui ta otseselt ühiskonda nii-öelda halvav ei ole, siis sa siiski jääd ooterežiimi, kuniks tegeletakse kõigepealt nende suurema mõjuga intsidentidega. Et see on nagu see üks mõõde, kuidas see kokku võtta, et kuidas see number kokku tekib. Aga laiemalt jah, siis aastaraamat avab ka selle, et millest need intsidendid koosnevad ja käesoleval või siis ütleme möödunud aastal, nii nagu ka varasematel aastatel väga suure hulga, circa poole moodustavad tegelikult või isegi üle poole moodustavad õngitsused ja pettused. Et ütleme siis nii, et meie analüütikud ja CERT on siin aastaid ka arutlenud teemal, et kas neid õngitsusi siin üldse kajastada või jätta see number välja, kohe saaks 3000 võrra seda või rohkem kui 3000 võrra seda numbrit allapoole.
aga on siiski otsustatud seda mitte teha ja põhjus on lihtne, miks ülitihti me näeme, et see õngitsus on järgneva tõsisema ründe esimene samm. Et neid andmeid, mis siis selle õngitsusega on kätte saadud, sinu siis kasutajatunnus, salasõna või mis iganes muud andmed, neid kasutatakse siis juba järgmise palju rafineerituma ründe ülesehituseks ja seetõttu me endiselt tegeleme ka aktiivselt nendega, jätkame ka nende registreerimist mõjuga intsidentidena. See tähendab, et kõik võib-olla isegi ei registreeri või raporteeri neid, et näed, mis see reaalne number ilmselt võiks siis olla, kui palju ta suurem võiks päriselt olla siis? Ei esiteks siin saab, kahtepidi saab seda võtta, et ma veel kord rõhutan, need on mõjuga intsidendid. Registreerime me 10 korda rohkem intsidente, mis on siis sarnased intsidendid, mis on ilma mõjuta, kus siis see ründaja ei saavutanud seda mõju, mida ta soovis, või siis ei tekkinud seda tehnilist riket või siis süsteemi errorit, et neid on 10 korda rohkem. Kui me nüüd räägime nüüd nendest automatiseeritud... Korra võtan siin oma, et näiteks see ilma mõjuta intsident, ütleme, et keegi saab minu serverisse ligi, paneb sinna mingi skripti, aga see on mingisugune rumal skript, mis ei tee mitte midagi. Ma saan õigel ajal jaole, saan selle kasti kinni, teen nagu uue värske installi, et see on põhimõtteliselt ilma mõjuta intsident siis. See on põhimõtteliselt ilma mõjuta intsident, et sa siiski siis otsustasid CERT-i teavitada, et selline asi toimus, selline katse oli, nad ei saanud seda, mida nad tahtsid. Ja see on siis ilma mõjuta intsident, mis ei ole selle 10 185 hulgas. Et neid, nagu ma ütlesin, on circa 10 korda rohkem. Aga ma lõpetan mõtte ära, et neid numbreid, mis on siis automatiseeritud katsed, kus on mingi skript pandud peale, mis kogu aeg proovib, neid on sadades miljonites ja neid me ammu enam ei loe, juba aastaid ei arvuta, see on mõttetu data, meil ei ole sellega midagi teha, et me siiski 2 kategooriat hetkel siis aastaraamat käsitleb neid mõjuga intsidente, aga sisemiselt loomulikult me vaatame ka seda, neid teavitusi, kus ikkagi meil inimesed on pidanud tegelema asjaga, lihtsalt mõju ei olnud ja nagu ütlesin, see on umbes 10 korda suurem number. Aga kuidas tavainimene näiteks, mul tuleb pähe kohe, et mul on siin väga tehnoloogia huviline äiapapa, kes on ikka paar korda vajutanud mingit linke, et mõju on olnud, aga ega tema ju ei registreeri, eks ole, et mis see tõenäosus on, et ütleme selliste asjade number on tõenäoliselt suurem, et ega nad ju ei registreeri CERT-is, eks ole, et mul juhtus siuke asi tõenäoliselt. Siin ei ole tõenäosusest küsimus, vaid see on kindel fakt, et see number on kordades suurem, et sarnaselt ka siis PPA-le või politseitööle, ega siis iga asja ei teavitata, ka meiega on see sama, et ennist mainisite siin, tõite välja ühe spetsiifilise ründeliigi, lunavararünded, meie see numbrid ja meie statistika selle kohta, kus RIA-t või siis PPA-d on teavitatud, et on lunavararünnak, 2 käe sõrmedel saab lugeda neid kaasuseid. Kas tegelikult ka siis aasta jooksul toimus ainult 2 käe sõrmedel, Eestis neid kaasuseid ei toimunud, toimus rohkem. Me lihtsalt ei tea, meid ei teavitata. Et seal on mitu põhjust, see on psühholoogia, inimpsühholoogia, psühholoogiline element sees, et hirm, häbi, soovimatus teada anda, et justkui ei saa ettevõtte oma asjadega hakkama, või kui on börsi ettevõte, ei soovita kindlasti seda infot nagu välja anda, et see kuidagi aktsia hinda negatiivselt mõjutaks. Ja nii edasi, põhjuseid on palju. Et ennist oli juttu siin, et riik ja eraisik, et kõigi nende 3 puhul on erinev see, et kui meie vaade ja siis ütleme monitooring riigisektoris on väga hea, et me näeme ise seda kohe, kui on, kuna RIA ongi riigivõrk, RIA pakub riigivõrgu teenust siis kogu avalikule sektorile, siis seal me seda anomaalia torkab nii öelda piltlikult öeldes punane lipp tõuseb kohe ülesse. Meil inimesed saavad reaalajas reageerida 24/7 ööpäeva ringselt, et siin on nüüd mingi error, me peame sellega tegelema, tuvastama, kas see on rünne, kas on mingisugune tehnoloogiline rike, aga igal juhul midagi toimub ebanormaalselt ja me peame seda adresseerima. Siis erasektori puhul, kes on eratelkode kliendid, Telia, Tele2, Elisa, sealt me saame info, kui meile antakse see info ja seal on ka kategooriad erinevad,
kriitiline taristu, elutähtsa teenuse osutajad, olulise teenuse osutajad ehk ETO-TOTOd lühidalt, nemad seaduse järgi peavad meid teavitama, aga ülejäänud mitte ja klassikaliselt ongi just need ülejäänud, need, kes rohkem neid siis nende rünnete ohvrid on ja see info on meil ainult heas usus, kui see ettevõte soovib meile selle info tuua. Ehk et selle sama äiapapa näite puhul, et see ei puuduta ainult äiapapat, vaid see puudutab ka väga suurt osa Eesti ettevõtetest, kes siiski täna veel otsustavad iseenda asjadega ise tegeleda ilma sellest suurt kedagi teavitamata. Ja mina siinkohal kindlasti teen üleskutse pigem teavitada, kas või juba selleks, et teised ei satuks samasuguse asja ohvriks, et see teadmine oleks siin, et meid selline ohuvektor ohustab. Kas see teavitamise kohustus, mis on nagu Eestis väga vähestel, et minu meelest USAs on see palju laiemalt, et umbes börsiettevõtted ja veel mingid väga suured kindlasti peavad teavitama, aga väiksemad. Et kas sinu hinnangul võiks Eestis see olla ka paremini reguleeritud või kogu Euroopas, et peaks rohkem ettevõtteid nagu kohustlikus korras teada andma, kui neid on rünnatud või kui nende... Teine pool on vist see, et see ei ole see, kui kliendiandmed lähevad liikuma, siis peavad rohkemad vist informeerima, on nii vist või? Need on erinevad teemad vist või? Need on natuke erinevad teemad, me läheme siin nagu HAKi andmekaitse inspektsiooni põllumaale, kus siis juba on, ütleme, need GDPR-ist tulenevad kohustused on ju, et mida siis peavad teavitama. Ja noh, aga tulles sinu küsimuse siis esimese poole juurde, et kas seda kõike peaks reguleerima, no mina ei arva, et kõike peab alati reguleerima ja kõike peab seadusega kohustama, et ma arvan, et ikkagi see sama pidev selgitus, ennetus, see sama podcast, mida me siin praegu teeme, et nende kaudu võiks see teadmine või see info kohale jõuda, et kuidas see on nagu vastastikku kasulik, et siis saab ka ühiselt neid kaitsemeetmeid paremini planeerida ja üldsegi aru saada, et mis need meetmed on, sest tegelikult on olemas Eestis ITL-i kodulehel ilusti küberklaster, kus Eestis küberturvalisuse teenust pakkuvad ettevõtted on loetletud, kõik nad on veidi erineva spektrumis, veidi erinevate teenustega, aga iga ettevõte ei peagi ise endale seda täit IT-tiimi, täit infoturbetiimi palkama, seda saab osta sisse teenusena, nii nagu te ostate koristusteenust, valveteenust, sideteenust ja nii edasi, et see kõik on võimalik ka siis nii-öelda teenusena võtta, et sul see kaitse on ja meie loomulikult eeldame siis, et need samad teenusepakkujad on siis ka meiega ühenduses, kui asi on piisavalt tõsine, et sellesse teavitust teha, et pakkuda ka abi ja alati me ei suuda seda pakkuda, oleneb nendest kaasustest, et me oleme nüüd, jäime siia lunavararünnete juurde, räägime siis hetke nendest veel, et möödunud aastal oli mitu tõsist lunavararünnet, üks logistikaettevõte nimesid nimetamata, usalduse küsimus, langes teist korda juba siis taolise ründe ohvriks ja siis võib-olla kõige tõsisem oli üks perearstikeskus, mille siis patsientide andmed, terviselood, vastuvõtuajad ja kõik muu taolise kurjategijad lukku panid. Ja selle konkreetse kaasuse puhul päriselt siis CERDi eksperdid suutsid osa nendest andmetest ka lahti teha ja nii-öelda päästa, aga mitte kõik, et siin sõltub alati sellest, et millist tööriista kasutati, kas seda on kuskil varem maailmas kasutatud, kas meil on see info, kas me saame seda abi pakkuda või kas meil jääbki üle nii-öelda nagu õlgu kehitada, lihtsalt registreerida, et toimus rünne ja nentida fakti, et mõlemad asjad on võimalikud. No, kui siin nüüd teiste ründeliikide poole minna, et siis suur hulk oli ka ummistusründeid ja kui mina nagu DDoS-i siis ütleme tehnilisemas keeles, et kui mina nagu seda lugedes esimese hooga mõtlesin kohe Venemaa peale, et sealt ilmselt tuleb hästi palju, siis üllatusena ma tõdesin, et suuremad rekordid tulid hoopis Alžeeriast ja Marokost ja kui nüüd ka siin numbritest rääkida, et siis selline intensiivsem rünne tähendas siis 225 miljonit päringut 39 minuti jooksul, mis siis on umbes 96 000 päringut sekundis. Et see on päris hull nagu mass, et ja see oli siis nüüd ma saan aru riigiasutuse vastu või Eesti riigi vastu otseselt, mitte siis nagu ühegi erasektori ettevõtte vastu. Need mahud on aasta-aastalt kasvanud. Osaliselt on põhjus ka selles, et nende rünnete sooritamine on läinud lihtsamaks. Ütleme siis
küberkuritegevus laiemalt on muutunud ka teenuspõhiseks, sa saad seda justkui teenusena osta, erinevaid juppe, erinevaid lõike siis teenusest ja need mahud on ka kogu see nii-öelda see IoT, Internet of Things ja need bot võrgustikud, mis maailmas on eksponentsiaalselt kasvanud ja mida siis ära kasutatakse nende rünnete sooritamiseks. Nüüd alati nagu näppu peale panna, et vot just siit või sealt see rünne tuli, ega ta nii lihtne otseselt ei ole, aga antud rünnete puhul, siis ummistusrünnete puhul on need sooritatud enamasti siis nende häktivistide rühmituste poolt ja nende Kremli-meelsete häktivistide rühmituste ründed on püsinud järjepidevalt kõrgel, see ei ole kuskile kadunud, täpselt samamoodi on jätkunud ka möödunud aastal, lihtsalt sinna kõrvale on juurde veel tulnud, et see küberruum ongi selline Lauri Alman vist võttis laval selle hästi kokku, et see küberruum on selline nagu džungel, mis on täis ohtlikke loomi ja vanad ohtlikud loomad kuhugi ära ei kao, lihtsalt aeg-ajalt tuleb uusi juurde. Et see sama element siin ka nagu nende rünnete puhul, et jah, tõepoolest möödunud aasta eristus meile varasemast selle poolest, et tulid juurde need nii nimetatud Palestiina-meelsed rühmitused Lähis-Idast, Põhja-Aafrikast, Kagu-Aasiast ja viitsite korrektselt, et aprillis ja mais olid kõige suuremad mahud, millega rünnati. Need mahud on tõesti suured, ka maailma mastaabis suured. Ja mis muudab selle keerukamaks on see, et nad ei käitu ju täpselt samamoodi nagu see paha, mida me teame, millega me juba harjunud oleme, vaid seal oli erinevaid nurki, erinevaid vektoreid, erinevaid meetodeid, kuidas nad neid ründeid läbi viisid, mis tähendas seda, et meil oli oluliselt rohkem vaja sellise automatiseeritud kaitse asemel manuaalselt meie inimestel kalibreerida neid kaitsevahendeid reaalajas, laupäeviti, pühapäeviti, riigipühadel, öösiti, sellel ajal, kui need ründed aset leiavad ja seetõttu ka loomulikult oli neid mõjuga intsidente seal sees, et positiivne, kui üldse midagi positiivset siin näha, on see, et me saime selle mõjuga DDoS-ide mõjuga ummistusrünnete mahu möödunud aastal alla, et varasemalt oli umbes 20% nendest kõigist, et kuigi see kogu maht kasvab iga aasta, aastast aastasse, siis mõju oli, ütleme 2024 aastal 20% nendest rünnetest ja 2025 meie praeguse statistika kohaselt oli umbes 12% mõjuga. Ehk ülejäänute puhul suutsime selle mõju kaitsevahenditega siis ära hoida. Rünne toimus, mahud olid suured, mõju ei olnud enamus juhtudel. Et aga jah, see on miski, millega me peame arvestama, see on parajalt tüütu. Selle eesmärk ongi külvata sellist segadust, hirmu, näidata, ütleme siis dekadentlikule läänele, et ei, tegelikult ei saa hakkama, tegelikult ei suuda kaitsta ei oma valitsusveebe ega oma meediaveebe ega muid olulisi veebisaite, millest osad on võib-olla sellised nice to have, et kas ta nüüd avaneb või avane on ja mu elu läheb edasi, aga mõne peal on siiski teenused, mida sa pead sellele veebilehele selle teatud kuupäeval saama ja seda teatud tegevust tegema. Et seal on ikkagist ka olulisi asju, nii et kindlasti peab seda aktiivset kaitset jätkama kogu aeg selle tehnoloogilise ralliga kaasas käima, seda oma masinat ka putitama, et paremini nii-öelda nagu kaitses toime tulla. Aga see, ütleme, et uued päringuriigid võib-olla siis ilmnesid, eks ole, aga kas ei ole mitte nende haldusrünnakute puhul ka see, et päris raske on tuvastada, kes selle taga ju tegelikult on, et me võime eeldada mingisuguseid rühmitusi. Aga tegelikult see tuleb globaalselt igalt poolt. Jah, et tegelikult see võib tulla globaalselt hoopis kuskilt mujalt, eks ole. Aga kui palju on CERT näiteks seotud ka siis leidmaks neid päris allikaid või et kes nende rünnakute taga on, kas on ka mingisugune funktsioon, mis jah, et mis me teeme nendega, äkki me leiame päriselt mingid pätid üles, kes teevad nagu neid rünnakuid erinevaid? No see on kahe otsaga küsimus jälle, et esiteks nagu nende häktivistide rünnete puhul nende rühmituste väga suur soov seda rünnet sooritades ongi seda kuulsust, feimi
saavutada, nad panevad ise oma nime külge ja pasundavad kõige kõrgema torni otsast kõige valjema ruuporiga, et vot meie tegime, saime seal maha. Et tihti on see nii nende rünnete puhul. Nüüd tõsisemate rünnete puhul, ma ei räägi nüüd DDoS-idest, kus on vaja tõesti siis tuvastada, et kes ja kuidas, et siin loomulikult on siis juba intensiivne koostöö julgeolekuasutuste, politsei küberkuritegevusbürooga ja CERD-iga, et siis aru saada, kes ja kuidas on seda teinud ja selline, ütleme, going down the digital rabbit hole on keeruline ja aeganõudev, aga tehtav. Et Eesti tegi ka 2024. aasta lõpus esimest korda siis iseseisvalt riikliku omistamise juhtumile, mis toimus 2020 aastal MKM-i vastu toonase suunatud küberründe osas, mis siis viidi läbi siis konkreetselt Venemaa eriteenistuste GRU konkreetse üksuse poolt, kus siis kogu selle aastate vältel tehtud uurimise tulemil jõuti ikkagist reaalse 3 ohvitseri nimeni, kes selle ründe läbi viisid ja tehti siis ametlikult ka kaitsepolitsei, prokuratuuri, PPA, RIA ja välisministeeriumi poolt see ühiselt see omistamine ära. Et kui nüüd vaadata nagu seda ajajoont, on ju rünne 2020, omistamine 2024, siis 4 aastat võttis aega. Et kui me seda täna peaksime nullist uuesti tegema, siis lahjat mürki võttes võib-olla teeksime 2 aastaga. Aga jällegi küsimus on ju, et kas see on eesmärk? Antud juhul oli see eesmärk näidata, et me suudame seda riigina teha, me jõuame nagu selleni välja täpselt, kes tegi ja need inimesed lisati siis ka möödunud aasta alguses, 25. aasta alguses siis Euroopa Liidu poolt sanktsioneeritud isikute nimekirja, nii et nende reisimine on selgelt piiratud vabas maailmas. Et kas neid nüüd kunagi päriselt vahistatakse ja päriselt mingi kohtumenetlus, see on küsimus prokuratuurile. Aga RIA-l on siin ka erinev eesmärk, et CERD-il meie eesmärk tegelikult nagu ei ole see, nagu te ütlesite, detektiivi töö, see ei ole meie eesmärk number 1. Meie eesmärk detektiivi tööna on aru saada, mis juhtus, kuidas see juhtus ja miks see sai juhtuda ja mida me saame täna teha, et see enam kunagi korduda ei saaks. Et meie eesmärk on taastada süsteemi normaalne töö enne intsidenti ja detailideni aru saada, milline uks või aken seal digiruumis lahti oli, mis võimaldas siis või milline haavatavus seal paikamata oli, milline süsteem võimaldas siis sellel ründajal siseneda ja seda paha teha ja et mis on need sammud, mida saab siis teha, et see ära paigata need haavatavused ja see süsteem nii-öelda puhtaks saada, uuesti ülesse panna nii, et ta oleks turvaline. Et meie fookus on alati seal. PPA-l on teine roll, nende roll on tabada see kurjategija ja julgeolekuasutuste rolli ma siin lahkama ei hakka. No hästi huvitav oleks muidugi küsida, et mis vahendid ja mis meetodid RIA-l kasutuses on, et kõike seda teha. Aga ma tean, et see on selline top secret, mida sa nagu üldse ei taha avada. Meil on töökuulutusi, saab tulla ja täielikult saab teada, kandideerite, tuled tasuta tööle ja saab pildi ette. Vaat see on hea, keda siis lähemalt huvitab mingi vaatama, aga võib-olla ma küsin niipidi, et ma tean, et kuskil seal ütleme umistusrünnete vastu on Cloudflare, kui palju seal on selliseid off the shelf nagu teenuseid, mida nagu mingi maailma tipud pakuvad versus nagu RIA enda loodud lahendusi, mis siis on just nagu Eesti konteksti jaoks nagu rätsepatööna valminud? Mõlemad on. Saame kutsuda seda siis koondnimetajal küberkilp, mida siis RIA ja CERT opereerivad koostöös juhtimiskeskusega ja see koosneb, ma isegi ei ütle täpselt numbrit, aga ma ütlen mitmetest kümnetest erinevatest tööriistadest, millest osa on, nagu te kirjeldasite, off the shelf, osa on USA päritolu, osa Euroopa ja on siis ka meie enda käsitööd, et see on miks nendest erinevatest või siis nagu segu nendest erinevatest toodetest ja tegelikult väga suur osa sellest tööst ongi ka nende, ma enne kasutasin seda sõna kalibreerimine, et nende koostoime, et nad teineteist nii-öelda nagu täiendaks ja toetaks, mitte ei oleks teineteisel jalus või ei takistaks, tõkestaks. Et suur hulk inimesi tegelebki nagu igapäevaselt sellega, et saada sealt
saada, pigistada nendest konkreetsetest puuviljadest see maksimum vitamiin välja, luua see väärtus ja viia siis see väärtus meie klientideni. Ja noh, RIA kliendid laiemalt on esiteks võib-olla riik, on ju Vabariigi Valitsus, ministeeriumid, riigi IT-majad, siis sealt edasi elutähtsad teenuseosutajad, etod-otod, siis sealt edasi ettevõtted, siis sealt edasi elanikud, et noh, see on hästi lai mõiste ja see infovood on ka siis erinevad, mida me viime ja see aastaraamat ongi võib-olla nagu see kõige laiem nendest, mis võtab terve selle aasta kokku, mida me siis iga veebruar üritame välja anda, et elanikel jälle see pilt silme ette tuleks. Aga noh, lisaks aastaraamatule on meil tegelikult RIA blogi, iga päev saadab CERT välja infokirja koostöös siis meie analüüsi ennetusosakonnaga 24 tundi küberruumis, mis ohud olid. Et see on selline nagu justkui nagu küberilmateade, et arvestada, et sellised asjad toimuvad. Tegelikult minu soov ja unistus oleks, see on kunagi oli Lauri Lugna, siseministeeriumi asekantsler, tema kes selle idee välja, et miks ei võiks olla nii, et kui sa kuulad kas siis Vikerraadiost või kust iganes uudiseid ja saad need, lisaks seal lõpus saad selle, et Tallinn-Tartu maanteel toimus liiklusõnnetus, on ju, kaubiku ja mootorratta vahel. Miks peale seda ei võiks toimuda seda ja lisaks toimus selles pangas küberrünnak või too inimene kaotas seda, et see ikka kuidagi see ei ole meie ühiskonda veel jõudnud, see. Ja see on väga hea mõte, see on täiesti fookuste küsimus, ma tean ka seda, et räägitakse teatud riikides, kus taastuvenergia hulk on hästi suur, seal räägitakse sellest ka, et mitu protsenti näiteks möödunud ööpäeval tuli nagu energiat taastuv elektrist on ju. Meil seda ei ole uudistes, meil öeldakse, kui kõvasti tuul puhub, aga mitte seda, et kui palju meil elektrit sealt tuli on ju. Et selline, et kuhu see näpp peale panna on ju, et ka tegelikult oleks väga huvitav selle liiklusõnnetuste kõrval ka küberintsidentsidest kuulda. Aga kusjuures, kui mulle tundub nagu, kui ma nüüd hästi meenutab, et minu meelest eelmine aasta oli võib-olla siis esimesed korrad, kus vähemalt need suuremad õngitsussõnumid ja meilid, mis saadetid, siis see vist tõesti jõudis uudistesse, et kas AK-s või kuskil minu meelest ikka läbi käis, et ei, need ei ole päris sõnumid, mis tulevad alas Swedbankast, eks ole, et olge ettevaatlikud, minu meelest mingi paar korda vist oli mingi siuke case. See võiks iga päev AK-s see võiks olla jah, palju regulaarsem. Ilmateade järel võiks olla see küberilmateade. Ja tähendab, ütleme, et ma ei tea, kas sellega kohe jõuab sinna, aga meil tuleb ju iga kuu tuleb kuu ülevaade, et me nüüd praegu täna räägime siin, mul on hea meel, et te kutsusite, võtame seda aastat kokku, mis oli aastaraamatu pinnalt, aga tegelikult on iga kuu on kuu ülevaade. Mõned korrad on raadio on võtnud selle ja päriselt lugenud sealt siis juppe ette või lõike ette artikleid, et mis on siis olnud, et me üritame seda infot sinna teadusesse viia, et ma toon võib-olla selle reaalmaailmaga paralleeli, et kui sa vaatad praegu õue ja näed, et täna ei ole nii külm, kui oli siin eile-üleeile, aga siin vahepeal ju oli seal -20 kanti juba, siis sa tead, et ma panen need veidi soojemad saapad, ma panen selle paksu kampsuni, siis ma panen salli, siis ma panen korraliku jope ja võt siis ma lähen õue. Aga kui sa tead, et seal küberruumis oli möödunud aastal 10,185 intsidenti Eestis, võib-olla sa siis ka korraks vaatad, ma ei tea, itvaatlik.ee, teed ise läbi selle igamehe kübertesti, mis on täiesti tasuta, igaüks võib teha, või mida iganes muud samme võtad selleks, et veidi kaitsta ennast selle külma ilma vastu, mis küberruumis on hetkel. Et mingil põhjusel me kuidagi nagu ikka veel ei nagu inimestena on see mugavustsoon, et kui ma lähen nüüd õues, ma katsun, on ju, mulle meeldib lavalt tuua seda metafoori, et siis ma katsun nagu, et kas mul taskus on see rahakott ja võtmed ikka turvaliselt ja siis astun tänavale, et ma tean, kus need on. Aga samal hetkel, kui sa võtad selle tahvelarvuti või laptopi või telefoni kätte, siis on justkui kõik nagu turvaline. Oled enda kodus ja teed rahulikult neid asju, et tegelikult saab suga sama palju juhtuda selles olukorras, kui sinna tänavale astudes. Et me peame nagu inimestena selle peale lihtsalt mõtlema, teadvustama seda ja siis mõtlema, mida ma teen selleks, et selle kõige vastu nagu paremini valmis olla. Ja kõik meist ei ole IT-mehed, kõik meist ei ole
õppinud seda valdkonda, siis selle tarbeks ongi need IT-vaatliku lehel need lühivideod, on need lühikursused, et inimene õpib kuni elab, et võta see hetk oma nagu sellisest tihedast päevakavast ja vaata. Ja need hoiatuslood, mida siis nüüd on teinud mitmed saated, mis on olnud siin koostöös Elisaga, see saatesari teles ja siis ka tegelikult PPA on teinud väga head kampaaniat viimasel ajal rääkides üha rohkem nendest ohtudest, mis siis Eesti elanikke on tabanud. Et kui mõelda selle numbri peale, et 29 miljonit eurot kaotasid eestlased möödunud aastal kelmidele. Olgu tõepoolest suur osa sellest olid telefonipettused, et siin on nagu küsimus, kas see on nüüd küberintsident või mitte. Tehti ju see pettus telefoni teel, selline sotsiaalne manipulatsioon, hirmu, kiiruse, ärevuse, kõige sellega mängides, siis sunniti siis inimest kandma raha või lausa saatma oma pangakaardid ja kõik muu taoline, aga seda tuleb teadvustada mitte nii-öelda nagu võib-olla nagu siis kõrvalt vaadata, et taas üks asi, vaid arvestada, et see on miski, mis on aktiivselt kasvutrendis ja toimub siin samas Eestis, toimub nende inimestega, kes on meie ümber ja me peame vaatama, mis on need sammud ja meetmed, mida siis selleks saab teha, et siin on riigi tasandil seda väga tugevalt teadvustatud. Õnneks on selle teadvustusega kaasa tulnud ka aktiivselt telkod ja pangad ja otsitakse aktiivselt lahendusi, kuidas lahendada, kuidas kaitsta paremini siis Eesti elanikke selle konkreetse ohu ja selle konkreetse trendi eest, mis möödunud aastal oli väga negatiivne. Ma tegelikult sa tõid nagu Eesti-sisese vektori just nagu sisse ja ma tegelikult enne just mõtlesin küsida, et kui palju palju nendest rünnetest tegelikult meil riigi sees on. Et väljaspoolt tulevaid on suured hajusvõrgud, mida on lihtne kasutada, on ju. Aga kas meil on ka sellised tõsisemad ründed Eestist seest tulnud Eesti enda vastu? No see küsimus on natuke rohkem orienteeritud PPA küberkuritegevusbüroole ja vastust lühidalt kindlasti nende poolt oleks ka kindlasti on jah, muidu neil ei oleks ka toimunud neid nii-öelda vahistamisi ja neid kaasuseid. Aga jah, see nüüd nende pettuste puhul nagu, kas nad on alati siin, ei ole, need kõnekeskused on üle ilma, mis on siis see negatiivne trend, mille see aastaraamat esile toob, on see, et kõnekeskustes on, kui ennem oli eesti keel, oli selline lisakaitsemeede, lisabarjäär, mis kaitses meid, siis nüüd on seal asunud tööle ka eesti keelt kõnelevad isikud, kes siis nende petturitena esitavad siis teeseldes kas siis panga esindajad, kas siis mõne riigiameti esindajad, kas siis politseid, et see, mis sulle nagu mängitakse, on selline korralik teatritükk, siis psühholoogiline ja eesmärk ongi siis see pettus, see on rafineeritud ja see on äri ja eesmärk on siis hõlptulu ja eesmärk on siis sul petta välja selles olukorras et sa sisestaksid oma telefonist siis kas mobiil-ID või Smart-ID koodid ja teostaksid siis ülekandeid nii nagu siis see petturist juhendaja sind juhendab. Et mida siis teha, mis on see soovitus, on kindlasti sellel hetkel, kui taoline teavitus, taoline asi on, et esiteks võtta teadmiseks, et üldjuhul ei tehta seda Eestis telefoni teel. Tegelikult ei helista sulle ei pank ega politsei ega maksuamet ega keegi muu ja hakka sulle seda juttu rääkima telefoni teel. Sa saad kirjaliku ametliku teavituse või siis kutse tulla koha peale. Et esimene asi, mida soovitaks teha, on toru ära panna ja siis hakata kaine peaga mõtlema, mis nüüd siis täpsemalt toimub ja logida ise sisse ametlikke kanaleid pidi selle sama keda siis teeseldi, olgu ta siis sinu pank, olgu ta siis politsei ja võtta ise nendega ametlikke lõppkokkuvõttes minna kohale, võtta neid samme ise uurida, et kas see kõik on pettus või kas tõepoolest mind miski ohustab, et see kõik jah. Näed, mul just praegu Leedust helistatakse jälle. Ma ei tea, võõras number. Mul on kusjuures minu case on mul on juba aastaid, juba 10 aastat, peaaegu iga päev. Mõned päevad on vahele jäänud. Kuskilt välismaine number helistab ja huvitav on see, et ta küsib minu tolleaegse kolleegi nime.
see nimi vahetub. Ma ikka aeg-ajalt olen vastu võtnud, et kontrollida, kas see on ikka seesama skeem ja see ei lõppe ära, see kestab siiamaale. Ja ma olen loobunud välismaiste numbrite vastuvõtmisest ausalt öeldes. Väga positiivne, ma soovitangi sellesse nii suhtuda, et tegelikult ikkagist teil on igal ühel meil kõikidel kuulajatel on need inimesed, kelle kõne me tahame vastu võtta, need on meie lähedased, meie pereliikmed ja lepidki enda vahel kokku, et iseendaga kokku, et see on see, millega ma suhtlen, kõik see muu saab oodata hetke, sellega tegelikult ei ole nii kiire ja sa saad nagu just see, millele mängitakse, ongi see närvilisus, see kiirus, see selline psühholoogiline surve, et sellele tuleb proovida vastu seista, aga nagu öeldud, et siin helgeimad pead nuputavad praegu aju ragistades, et kuidas veelgi turvalisemalt seda teha ja õpitakse loomulikult ka teiste riikide praktikatest, et mida siis teevad soomlased, mida tehakse Singapuris, mida tehakse Saksamaal ja nii edasi, et me ei maadle selle probleemiga üksi, teised maadlevad samamoodi, et mis on siis need lahendused, mis toimivad, mis mitte ja proovida neid siis rakendada päris elus. No täpselt selle rahvusvahelise koostööga seoses mainiti seal aastaraamatus ka Põhjala-Balti regionaalset küberkoostööd ehk siis mingit uut konsortsiumit, mis siis on kokku pandud just sellise rahvusvahelise koostöö edendamiseks, et kui palju seal, et seal need väärtuspunkte on ilmselt mitu, eks ole, et ühelt poolt on see nagu teadmiste jagamine, mis toimub, teiselt poolt on ka nagu info jagamine ilmselt, sest ilma sellise konsortsiumita ma ei tea, kui palju serdid rahvusvaheliselt infot jagavad. Jagavad ka ilma, aga see on jah nagu asi, mis on nagu siis uus ja Euroopa Komisjon, Euroopa Liit seda rahastab suures osas ja tõepoolest on see käima läinud, nüüd 2 nädalat tagasi olid viimati siis kõik 8 siis Island, Norra, Taani, Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu kohtusid Tallinnas sellel teemal 7 penikoorma saabastega siin edasi liigutakse, et see töö käima saada, vahetada nii siis operatiivinfot käimasolevate rünnete intsidentide kohta, kui siis ka sellist strateegilisemad trendid, ohud, vektorid, mis toimub, mis mitte. Juhtroll on antud konsortsiumil Taanil ja siis see keskus ise tekib siis Taani Kopenhaagenisse ja päriselt alustab ta tööd järgmise aasta 2027 alguses, aga praegu käivad need ettevalmistavad tegevused. Meie vaatest on see väga positiivne, me kindlasti panustame sinna saba ja karvadega ja üritame sellest pigistada välja maksimumi, et meil on siiamaani väga hea ja toimiv suhe Soome ja Lätiga, täitsa okei suhe Leeduga ja selline kasvav suhe Norra ja Islandiga. Taani ja Rootsiga on seni olnud mõnevõrra vähem, aga läbi selle üritame nüüd saavutada ka seda. Ja miks see kõik on oluline? Oluline sellepärast, et kui te mõtlete, mis kriitilise taristu ettevõtted Eestis tegutsevad, siis paljud nendest on Skandinaavia päritolu ja on ka Baltikumi päritolu ettevõtteid. Ja kui nüüd mõne nende emafirmaga toimub mingi rünne, toimub mingi intsident, siis loomulikult on meil huvi see info kohe saada, mitte oodata seda, kuni see sama asi jõuab siis ka selle nii-öelda tütarettevõtteni siin Eestis, vaid me tahame seda saada kohe, sest äkki me jõuame veel midagi ette võtta, et kaitsta, et see ei omaks samasugust mõju siin. Et kindlasti me oleme nii-öelda nagu regioonina üks, meil on regioonina ühised huvid ja siin on neid koostöövõimalusi palju, kus nii riigi kui era vahel siis leida see sünergia, et taaskord siin väga suurelt hakkab kindlasti riik vaatama ka selle sama erasektori poole, et meil on seda infot vaja, et nagu ma siin selle ütleme podcasti alguses mainisin, siis riigisektori osas meil see nähtavus on juba täna, era puhul on see alati siis selline koostöö küsimus, et saada siis seda reaalaja infot ja loomulikult tugineb see kõik usaldusel, vastastikusel usaldusel, et lepitakse kokku, mida jagatakse avalikult, mis on avalikud sõnumid, mida mitte ja ka ajastuses, et millal mis samme võtta, et jõuaks nii-öelda neid haavatusi parandada enne, kui siis nendest avalikult kõneldakse. Nii, võib-olla siia päris lõppu võtaks ühe sellise
muudatuse ka, mis siis on ka Eesti seadusandluses toimunud juba, mis siis teatud hulka Eesti ettevõtteid mõjutab. Ma räägin siis küberturvalisuse seaduse muutmise seadusest, millega siis võeti NIS2 direktiiv üle Eestisse, et ma saan aru, et see ei mõjuta kõiki ettevõtteid, see mõjutab küll ligi 6000 ettevõttet või 6500. Aga mis ettevõtted need on, et kellele see nagu laieneb, et ma saan aru, et varem see umbes sarnased nõuded kehtisid umbes 3000, nüüd see on kahekordistunud. Põhimõtteliselt sellel teemal jah, arutelud on käinud Brüsseli koridorides juba aastaid ja ka siis siin siseriiklikult on siis vedavas rollis siis Justiits- ja Digiministeeriumi juristid riiklikust küberturvalisuse talitusest, kes on siis seda vedanud. Ja võib-olla alustaks sellest, et see, mis meil kehtis seni aastast 2019 küberturvalisuse seadus. Sellega me võtsime üle siis selle võrgu- ja infoturbe direktiivi toona ehk niinimetatud NIS1. Mida me tegime erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest on, et juba toona me ei võtnud üle pelgalt NIS1, vaid võtsime justkui nagu NIS 1,5. Ehk me võtsime rohkem kui paljud teised. Ja sellega me jõudsime. Kas me võtsime nagu sellise beta versiooni või me lihtsalt panime sinna asju juurde? Me panime sinna asju juurde, et mis olid meile need kriitilised sektorid, need kriitilised ettevõtted, need kriitilised valdkonnad, kus on vaja vähemalt baastasandil infoturvet teha. Et ühiskond toimiks, et hoida nagu riik toimivana ja miks, sest Eesti on digiriik, sest meil on 99% teenuseid online, digitaalsed, neid ei ole paberkujul, neid ei saa muul viisile kujul, neid peab lisaks mugavusele mõtlema kogu aeg ka nende kaitsele ja selleks on vaja rakendada meetmeid ja infoturve algabki sellest, on ju, et sa kaardistad oma varad ja siis hindad oma riskid ja siis vaatad, mis on need meetmed, mida ma saan võtta, et neid maandada ja see number neid ettevõtteid, see ongi siis need, kes peavad selle protsessi läbi tegema selleks, et ülejäänud ühiskond saaks rahulikumalt magada ja arvestada, et me saame nagu tugineda millelgi, me saame, et need põhisüsteemid, põhiasjad toimivad, elekter läheb põlema, kui ma vajutan lülitit, kraanist tuleb vett ja tanklast saan kütust ja pangakaardiga saan maksta. Nüüd, kas see number on täpselt 6000 või nii, mina ei tea veel seda täpset numbrit, need arutelud käivad veel, diskussioon, selleks on Justiits- ja Digiministeerium värvanud advokaadibüroo, kes on nüüd pulga haaval, paragrahvi haaval analüüsinud läbi kõik need NIS2 paragrahvid ja vaadanud, kuidas siis seda Eestisse üle tuua valgusfoori põhimõttel, punane, kollane, roheline, et mis asjaga on meil hästi, mis asjaga on vaja veel tööd teha ja mis asjaga on halvasti, kus on vaja parandada ja pea iga nädal toimub selle teemaline kohtumine arutelu hetkul, et just selle rakendamise teemal, et kui seal oli see ajaline välp, et 3 kuu jooksul peab siis saama ülevõtmise hetkest selguse kellele ja kuidas ja siis on 3 aastat aega nendel uutel subjektidel rakendamiseks, siis see kõik kestab praegu hetkel ja mõte, kogu asja tausta mõte on üle Euroopa siis ühtlustada seda mängu välja. Nii et kui kui tuleb mis iganes muu ettevõtte Euroopas siis, ta teab, võt selles valdkonnas, selle valdkonna ettevõtetele kehtivad need reeglid ja ta on siis toodud siseriikliku seadusandlusesse üle. Aga jah, et ma ei saa praegu panna näppu peale ja öelda teile, et täpselt see number jääb olema, et selle küsimuse jaoks soovitan podcasti kutsuda Justiits- ja Digiministeeriumi juristid ja miks mitte ka need advokaadid, kes siis seda kõike koos ITL-iga, Eesti Infotehnoloogia Liiduga analüüsivad, et seal on hästi mitu vaadet, et seal on see õiguslooja vaade, seal on see siis nende Eesti eraettevõtete vaade, seal on riigi vaade ja kõiki neid üritatakse praegu nagu kokku õmmelda, et sellest tekiks see üks tervik, aga see töö alles käib. Kohustused tulevad, aga täpselt kellele ja täpselt mis mahus see töö alles käib. Aga see, et noh, mis need kohustused on, tegelikult seal ei tundu midagi ulmelist, et neil tekib kohustus vastata Eesti infoturbe standardile, mis on üsna selline, ma ei saa öelda baastase, ta on ikkagi natuke rohkem, aga noh, see võiks olla midagi, mida kõik loevad ja millega kõik on kursis, et kui nad midagi teevad, et nad võiks olla seal lähedal vähemalt, kui nad päris nagu ei vasta veel.
ja nendele, kes päris ei vasta, nendele on tegelikult on ju möödunud aasta üks suurimaid selliseid õigusloomelisi saavutusi, mis siis RIA ja Justiitsministeeriumi koostöös valmis on esmased infoturbemeetmed ehk hellitusnimega, et kui see, millest sina rääkisid just oli AIDS, siis see väike asi on hellitusnimega on veits ehk väike AIDS. et kindlasti soovitan vähemalt sellele otsa vaadata, et kes ei ole kuulnud, siis Google'isse panete esmased infoturbemeetred või vaatate RIA kodulehelt otse, et see on palju lihtsam siis reeglistik, see on selline väga baastase, et tee vähemalt see osa ära enda ettevõttega ja sa oled juba oluliselt turvalisemas, selline Joosep Toots, et tee siis poolülesannetega vähemalt hästi, et see ei ole küll päris pool, aga ta annab sulle selle enesekindluse, et sa oled vähemalt midagi võtnud selleks ette, et kaitsta enda ettevõtet, et tagada, et su see põhiteenus saaks toimida. No vot, see on, ma arvan, selline sobilik hea soovitus ka siia meie episoodi lõppu. Et kellel veel siis lugemata, minge otsige aastaraamat üles, kellel õnnestub seda paberi peal lugeda, palju õnne, see on veel mõnusam kogemus kui digitaalselt, aga digitaalselt on see täitsa kõigile kättesaadav. Ja kindlasti siis tutvuge ka veitsiga, ehk siis esmaste infoturbe standardi nõuetega ja aitäh Gerdile, aitäh Eerik ja Martin ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal. Aitäh teile, kõike head!